võimlemisest, mis sisuliselt ma räägin koerte fitnessist, aga ma eelistan kasutada eesti keelset sõna võimlemine selle kohta. Ja oma ettekande pealkirjaks ma panin selle põhilise mõtte, mis ma tahaksite tänasest päevast kaasa võtaksite, on see, et me tahaksime tagada koertele võimalikult pikaajalist või võimalikult hea elukvaliteedi võimalikult pikaks ajaks. Sellepärast, et niigi on meiega kahetsusväärselt lühikest aega koos. Päris trikid ei käi võimlemise alla, sest tihti nendel ei ole väga konkreetset eesmärki nagu füüsilise soorituse mõttes. Samuti peab olema füüsiline treening tasakaalustatud, sellepärast et kui me treenime rohkem mingeid lihasgruppe, siis võime põhjustada sellega seal lihaspingeid ja sellega probleeme. Nimelt me tegelikult tahame, et oleks treening alati tasakaalustatud ja siis kõik võimalikud lihasgrupid kaetud. Kui me räägime sellest sümmeetrilisest lihaskonnast, siis täpselt seda ma mõtlengi. Et koer peaks loomulikult suutma seista niimoodi, et mitte siis niimoodi nagu näitusinimesed teevad, et nad tõstavad need käpad nii nagu nad tahavad. Vaid see, et kui koer seisab kodus näiteks suvalisel hetkel, et ta seisab sümmeetriliselt. Ja samuti peaks see olema tagatud enne igasugust muud füüsilist treeningut. Sest et kui sa teed harjutusi ebasümmeetriliselt seisva koeraga, siis tal harjutuste ajal ei teki seda sümmeetriat. See lihtsalt tugevdab seda, et ta järjest seisabki aina tugevamini ebasümmeetriliselt ja kasutab oma keha pooli erinevalt. Et kuigi see on nagu, inimestel on see, et on üks domineerivam pool ja teine vähem domineeriv pool. Koertel on samamoodi tihti, et nad on kas vasaku parema käpalised, aga need ülesanded, mis me nendele anname, ikkagi eeldavad seda, et nad tegelikult peaks tegema sümmeetriliselt asju. Enne ei tasu tasakaaluvahenditele minna, kui koer ei suuda 3x30 sekundit seista. Ja ka koertel on vaja puhkust regulaarselt. Mina ikkagi jään endale kindlaks, et vähemalt kord nädalas võiks olla koera puhkepäev. Ja tegelikult võiks olla koeral kord aastas ka pikem puhkus, kus ei tegeleta siis selle spordialaga, millega terve muu aasta jooksul tegeletakse. Umbes 2 kuud võiks olla niimoodi, et see ei ole mitte nüüd see, et koer magabki diivanil kõik päevad, vaid tegeletakse hoopis muude asjadega. Et igasugused muud treeningud, see võib olla muu spordiala, mis iganes, aga ta saab tegeleda siis mitte oma nii-öelda tööga.